tea, lähme lihtsalt. Ma olen lõpus käinud püsti kohe. Jah, võib-olla ta niimoodi tuligi. Vaatama võib-olla... Diagonaali kuidagi. Ta läheb keereliselt välja küll. Kuule, suht täpselt oled arvestanud. Hästi ehitatud. Kui meie võjub tuleb veel. Jaa. Kas selle jätsime alles siia praegu? Jaa, ma võtsin juba sahtlid välja, et läheb elutuppa. Pliidi kõrvale või? Näe, pärast ei mahu sealt tagant. Oota, paneme üldse vahele. Istub sülmkapp, tuleb ka veel siia. Jätame siia praegu. Nupsu kardab. Oh, seda kassi elu. Hea elu. Nii, see on mingi. Saad sõrmus pegu särtu saad. Okei. Siis kui ma hakkasin lahti vändama, vesi jooksis sisse siia. Hakkasid särakad pihta. Nägin, kus lülitasid välja selle naasiga kord. Siit lülitasin välja. Näen, siis hakkab pool käima. Hakkab särisema sees. Kähku välja. Sinna ma ei saanud see taha ligi. Siis kähku see nupp välja. Ja, et on mage vesi, vaata merel on soolane vesi, kui see läheb kuhugi, siis on suuremat sarti tulevärk. Oi jah, mõtlesin, et ma näitan teile oma korterit praeguses seisus. Põrandaid ei ole veel hakatud üles võtma, aga külmkapi tagant tuli välja mingi hull pragu. Ma ei tea, kas siis põrandaalune see toetus ei ole piisav või miks ta on niimoodi katki läinud. Jah, köök on selline tühi. Magamistuba on kilakola täis. Ajutiselt vist tulevadki söögiasjad ja ma ei tea, muud asjad siia riiulisse. Ja elutuba on ka praegu täiesti lihtsalt ladu. Pliit ja külmkapp on praegu tõstetud lihtsalt siia nurka, et siin elutoas saaks natukene elada. Poeruum on praegu selline. Ma ei tea, selle monstera taime peab ka kuskil ajutiselt viima. Ja. Siit on siis juba põrandatud hakatud võtma, aga siit selle ruumi põrand tuleb ka üles võtta, et vaadata kaugele see niiskus läinud on. Oi jah. Hullumaja. Aga niikaua kui poisid viivad kaste ja mööblit töökotta hoiule, siis ma äkki räägin vahepeal, mis siis üldse praegu toimub. Et kindlustus käis, 3 firmat tegid pakkumise ja siis tundub, et kindlustus ikkagi on nõus korvama selle, et ühe firmaga siis saigi kokku lepitud, et me teeme korteri tühjaks, võtame põrandaid natuke üles, et siis saaks kõik kuivama hakata ja on näha üldse, mis seal all toimub. Aga ühesõnaga meie võtame põrandad üles ja ehitajad siis tulevad mingi aeg peale ja siis hakkavad siis taastama põrandaid ja seinasid nii palju kui vaja. Ja siis praegu me kolimegi asju välja. Kaur tuli meile appi tassima. Sorry, et ma puterdan ja ajan segast juttu, sest ma olen veits väsinud ja see kõik on liiga palju hetkel. Aga jah, me esialgu siis jääme siia korterisse elama, et kuna magamistuba praegu tundub, et ei ole rikutud, et me saame magamistoas olla ja siis osaliselt siin elutoas, et kuskil siis poole suve peal läheb ka see elutoa põrand üles, nii et siis tuleb teist korda asju välja kolida, aga me üritame võimalikult kaua siin korteris sees olla, juba kassi pärast, et tema ju on nagu selle kohaga seotud, et ta ei tuleks
ilmselt mingisse suvalisse korterisse meiega kaasa. Et jah, me üritame nii kaua kui võimalik siin korteris olla, siin kolases elada, külmkapp on toodud siia elutuppa ja siis mingiks ajaks, nii kaua kui siin ka siis põrandaid tehakse, siis mingiks ajaks me lähme, üks meie mõlema hea sõber pakkus meile ühte korterit siis, kus me saaks mingi aja sees olla. Aga jah, okei. Ma üritan teid asjaga kursis hoida. Taha poole loopib lihtsalt pohku bussi. Vaheülevaade. Tundub, et päris kõik alt ei ole märg, aga kes teab, võtame üles ja vaatame. Aga see on see lõõr, mis tuleb sealt kaminast? See on juurde ehitatud. Kaminast on jah see, aga see on vana. Ahi on nagu see vana, aga siin eraldi lisa mingi lõõr tehtud selle. Ühesõnaga praegu tuli välja nali. See on ahju ka pilta vaata, kui selle ära võtame. Et see lõõri värk on siia ehitatud puitpõrandu peale. Nii et praegu oleks alt ära tõmmanud selle laua ja siis oleks meil terve... Ei tõmba. No ütleme, et see on korstnajalg, aga korstnajala kõrval olev, mis iganes ta on lõõr asi, on siin puitpõrandu peal pekk. Hea vähemalt on materjali, mida läheb igavaks, siis võta põrand üles. Jah, siis kui saab korter valmis, siis uuesti põrandad üles, et ikka igav ei hakkaks. Siin oli kunagi üks auk, kus pääses torude ligi. Ei ole niiske. On jah? No, ujub kõik. See ei lase vaata, siis ka alt türab kuskil. On märg, jah. No, märg. Saad sa kõigepealt tuua noa mulle? Jaa. Need on spoon peal siin. Ikka keegi nägi hullu vaeva. Ja võimalikult palju kitte. No seda mis ei rammutud ära praegu. Kuidas? Tuleb küll. Kuule, aga siis peaksid need ju lauad otse siit üles tulema, kui te võiks. Nüüd on mingi savi siin mitme proovi ühte kihi vahel. Saaks üks kohtuks lahti ära võtta. On siin liitu kohtika või? Näe, siin on ka vana hea see plaat tuli vastu. Koos hallitusega. Kõik kobrutab. Lainetab. No, siin on märg. Siin reaalselt näeb märg. Käib siit kõik ringi. Ja, nüüd ta kuivabki ära teil ilusti. Ma vaatan sellega. Oi jumal. Ma näen teise toa alla, põrand alla. Näed jah? Joo. Ruberoid ja B-torusid ja makrofleksi purke. Tänaseks on päev läbi, kops on villa täis, aga tore on, et... Kops on villa täis. Aga ei ole üle maksa, see on põhiline. Jaa. Tore, et Kaur tuli appi ja aitas meid suuremast masandusest välja. Moraalne tugi kõrval ja mehelikud töökäed ka. Et mina ei oleks jõudnud seda mööblit ja kõik kaheks Andrusega küll vedada. Aga noh, põrandaid tuleb veel üles võtta ja eks siis veel näha ole, mis seal kihtide vahel on. Aga tänaseks lähme sööma ja ma ei tea, mul on juheni koos. Aga okei, tšau. Nii, väike update. Andres võtab täiega siin põrandat üles. Siin selle talade vahel olev savi läheb põranda alla ja Andres leidis ühe väikse varanduse põrandalt. Ma juba loputasin ta üle, et näha, mis see on kellegi plastmassist siuke tore mänguasi, mingi
nöör ripub küljes, oli siin põrandal. Ma ei tea, kui keegi teist teab, mäletab sellist mänguasja, siis ma ootan täpsemat infot selle kohta, kui keegi oskab selle kohta midagi öelda. Igatahes päris läheb plastmassist siuke mingi ralliauto või mis iganes selline mänguasi. Netist praegu pildi järgi otsides midagi ei leidnud, aga siuke põnev leid. Ja mul tuleb vist ka siia auku alla hüpata ja Andresel abiks olla, nii et praeguseks kõik. Aga jah, ma panen kindad kätte ja ronin ka sinna auku ja lähen Andresele appi, nii et praeguseks kõik. Eks ma siis vahepeal näitan teile, mis siin jälle edasi saama hakkab. Pireta, Jaa. sa võid sealt poolt, kui see hakata Sodi seda kipsisodi, ma arvan, ei loobi siia põranda alla või korjama kokku enam. Nagu need paberid ja need asjad vähemalt. leidsid. EZHF Eesti. Eesti aegne mingi tellis siis niisugult või? Jah. See jätta küll alles. Aga miks ma tegelikult filmima hakkasin? Ühes selle põranda aluse nurgas on mingi kahtlane mingisugune mulla hunnik. Andres on juba seda laiali aetnud, ma ei tea, noh. Loodan, et see kellegi haud ei ole. Või et midagi sinna alla peidetud ei ole, aga Mida on siis proovitud siia? kahtlaselt siuke kuhev nagu muld, siuksed mingid tühimikud on seal all. Kas siis telliskivid on need tühimikud teinud või? Igatahes väga kummaline. Võib-olla on siin varem ka siis remonditud või nagu midagi oleks nagu varisenud sinna või ma ei tea, aga kahtlane. Mingi hull sodi on seal all kõik. Visatud igast värki. Ja siis vahepeal leidsime veel sealt põrandalt siukse väikse pudelikese. Mingisuguse patarei. Siin on ka mingi aastaarv peal või? Ei tea, ei ole. Ja siis 1973 äkki. Ja siis üks ajaleht. Rahva Hääl. Siin on igatahes Lenini preemia laureaate teaduse ja tehnika alal. Mingi selline artikkel. Lenini juubel Kuubas. Okei, ei tea, kas siin on aastaarvu ka näha või? Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee. Jumal. Ma ei tea. Ma ei näe praegu kuupäeva. Aga igatahes üks põnev ajaleht. Eile sai tehtud väike valearvestus.
ja me hakkasime suure hooga sealt eestruumist lammutama ja ei pannud ühtegi kilet ega midagi siia ukseavale ette. Noh, tänaseks on siin see kile ees. Aga tulemus on see, et terve elamine on tolmu täis. Põrandad on täiesti, kõik kohad on sodi täis ja näiteks siit laua pealt on näha, et kui paks tolmukiht on nagu kõigel peal nagu mööblil, kardinad on kõik tolmused, kõik toidunõud asjad. Ma lihtsalt tõstsin taldrikud ja tassid praegu külmkappi, sest see on vist ainuke koht, kus tolmu ei ole. Kõik nipsasjad ja mul ei ole neid vähe, kõik on nagu tolm täis. Ma olen juba täna jõudnud nagu selle kapi peal see suht tühjaks teha, mul oli laud igast asju täis. Siin olid lõikalauad ja nagu toiduasjad ja kõik asjad nagu, sest meil on kõik elamine nagu koos. Aga kõik diivanid on paksult tolmu täis, nii et igale poole, kus sa istud ja astud, sulle tuleneb pärast tolmuga koos. Taimed ka loomulikult, et jah, selle kile oleks pidanud kohe sinna ukseava ette panema. Aga eks ma nüüd üritan natukene koristada, sest et elama peab. Ja ma ei tea, kuidagi peab praegu siinsetes ruumides hakkama saama. Ma lihtsalt ma tunnen ennast nagu mingi keldri kakand, üleni tolmune, must ja igale poole jope, mis iganes asjaga kuskile vastu lähed, siis sa oled üleni tolmune. Ja mul on veel praegu 2 nädalat tööl käia, nii et ma ei saa päris tööle ka minna nagu tolmuahv. Ja ma ei tea, ma olen vähemalt selline inimene, kes vajab nagu puhtust enda ümber. Et mul on vaja kohta, kus istuda, astuda ja olla nii, et ma ei määri ennast ära. Et ma tean, et mõned kunstnikud suudavad elada kuskil vanades tehase hoonetes pursuikadega, kuskil elada, kuskil lavatsi peal. Et see on iseenesest ka põnev selline elu, aga ma ei tea, mul on puhast pinda vaja. Isegi kõik voodilinnad ja asjad vist on need servad, mis vastu maad ulatuvad, on paksu tolmu sees ja peab hakkama koristama, et jah, kuigi on teada, et kindlustus nagu korvab selle, et ma ei ole ühelegi lepingule praegu alla kuskile kirjutanud ega midagi, et siis kui tööd tehtud, et nagu siis pidi mingile asjale alla kirjutama, et ma ikka loodan, et kõik nagu toimib, aga nagu see meeleolu, ma ei oskagi nagu selles mõttes, ma ei tea, kõik on ju selles mõttes hästi, et ma olen elus ja terve, ma olen tänulik, et minu kõrval on Andres, kes on nii tubli ja aitab mind. Mul on nii tore armas kass, kes toob meie ellu rõõmu iga päev ja mul on katus pea kohal, mul on süüa, mul on töökoht, selles mõttes kõik on hästi. Aga ma ei tea, nimelik on. Ma kunagi mõtlesin, et ma vist ei suudaks seda korterit kunagi maha müüa, kui nagu isegi kunagi peaks vaja minema, et ma olen siin lihtsalt nii palju enda kätega teinud. Kõik need mosaiigid, kõik seinad värvinud, kõik on nagu nii minu käe järgi tehtud ja nii minu nägu, et ma isegi ei kujuta ette, et kellelegi ilmselt kui keegi selle korteri kunagi endale ostaks, siis ta teeks täiesti ümber ja täiesti teistsuguseks ja mul oleks nagu nii paha ja valus ja nii kahju, et keegi seda teeks. Ja ma mõtlesin jah, et see korter jääb küll igavesti mulle, et see on nii minu nägu, aga nagu praegu peale seda, mis praegu siin nagu toimub ja veel toimumas on, ma ei tea, ma nagu ei tunne enam, et see on mu kodu või ma ei oska seda emotsiooni nagu kirjeldada, et ma olen nagu mingis mõttes nagu valmis sellest lahti laskma vajadusel või ma ei tea, ma ei oska seda tunnet kirjeldada. Ma ei tea, kas teil on midagi sellist oma koduga juhtunud ja teil on nagu tunne, et see ei ole enam nagu päris teie kodu või nagu siuke tunne, et nagu et sinu armas nagu kodu, mis on nagu hästi nagu sinu nägu tehtud,
ja sa nagu usaldad oma kodu või noh, et see on nagu sinuga üks, aga mingis mõttes sa äkitselt nagu ei usalda oma kodu enam või ma ei tea, ma ei oska seda võib-olla sõnadesse niimoodi panna, aga jah, natuke nagu on tunne, et kodu on nagu mulle seljad keeranud sellega, et ta niimoodi vaikselt seal põranda all hallitas ja imitses ja mina olin nagu teadmatuses sellest, ma ei oska, see on võib-olla väga imelik jutt, mida ma räägin, aga ma ei tea, kõik läheb mööda, nagu üks väljend ütleb, või ka see läheb mööda. Võib-olla see kõik peab mulle õpetama, et asjad on ainult asjad või ma ei tea, õppida vajadusel asjadel minna laskma või mul kunagi oli väga raske kohaneda muutustega või mul oli vaja sellist nagu kindlustunnet, et miski on kogu aeg nagu jääv, et kodu on jääv või noh, pere on jääv või selline mingit sellist nagu kindlustunnet ma olen nagu kogu aeg otsinud ja nüüd see kodu nagu, mis peaks olema nagu minu kindlus, minu kodu kuidagi ei ole hetkel minu kindlus ja minu turvatsoon, et siis noh, ma ei tea, ma saan ju ikka praegu õhtul siia magama tulla oma voodisse, kuigi kõik on tolmune ja noh, varsti peab mingiks aeg siit ka välja kolima ja no ongi, see elus tegelikult kunagi ei tea, mis nagu tulla võib ja tegelikult ma ka tean, et ma olen alati elus hakkama saanud, et läheb see ka mööda ja kõik on taas hästi, loodetavasti. Aga okei, ma ei heieta praegu siin rohkem. Ma lähen trimmerdan veits väljas ja siis pärast, kui Andres tuleb, siis me lammutame natuke seda põrandat edasi. Nupsu, tahad õue minna või? Tahad või? Tule vaata kööki. Ja sealt ta läheb. Ja kaob. Näitan teile siis praegust korteri olukorda. See tuba on ainuke puhas ja helge koht vist hetkel meie korteris. Et ülejäänud korter on selline, nagu te juba vahepeal olete näinud. Aga noh, kõige hullem on midagi siin. Lihtsalt praegu põrandaid praktiliselt ei ole. Kui ma kükitan, siis ma olen põhimõtteliselt põranda all. Ja siit tuleb veel kõik üles võtta. Köök paistab sealt, köögipõrand on kõik üles võetud. Ja siit see elutoa põrand läheb ka mingi hetk üles, nii et kõik kohad on tolmu, sodi ja mustust täis. Aga ma hoian teid kursis, kuidas meil siin läheb. Järgmistes videodes ma teen kindlasti update ja vahepeal filmin teile ka mingeid muid videosid. Ma tean, et paljud teist elavad praegu meie tegemistele kaasa. Aitäh teile, aitäh ilusate soovide ja heade kommentaaride eest. Ja iga teie like on mulle väikseks lohutuseks, sest et jah, päris nukraks teeb siin korteris istudes. Ja kui te tahate meie tegemistele kaasa elada, siis palun subscribe'ige, sest et ma teen kindlasti veel update ja vahepeale ka mingeid muid vähe võib-olla lõbusamaid videosid. Nii et teiega juba kohtumegi mõnes järgmises videos. Tšau!